kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige maagilisem NBA saade siin see mulla kameral, sest täna räägime 8 tiimist, nende seas on Orlando Magic, kes pakkus meile palju maagiat avaraundis, minnes 3-1 ette esimese asetuse Detroit Pistonsi vastu, kuid vandudes neile lõpuks siiski alla 3-4. Ja ega me annamegi järje kohe siin Henri Siprale, kes saabki rääkida Orlandost ja ühest tiimist veel ja siis peab Henri juba põrutama järgmistele seiklustele. Jah, ma ütlen kohe ette ära, et täna ma pean ühel hetkel välja jooksma, aga väga tahaks rääkida natukene Orlandost. Aga tead mis? Ma kohe leian tega üles. Mul oli loomulikult Portland ees juba. ja jäin seda vaatama, aga kohe tuleb ka Orlando, kes tegid tõesti hea seeria, isegi ootamatult hea seeria ja kõik jäi selle taha. Eelmises saates me rääkisime, et Franz Wagner ikkagi sai viga, mis taga juhtub väga tihti, aga Orlandos siis rääkides nende hooaeg oli 45 võitu, 37 võitu, täitsa korralik selles mõttes, aga ikkagi terve hooaeg vigastustega mured. Nende vabad agendid, kes nüüd tuleval siis suvel on Jeff Howard, Javon Carter, Moritz Wagner on siis ja Jamal Cain, Colin Castleton. Ja sealt, kui nüüd nendest nimedest hakata vaatama, kellest võib-olla nad tahaks kiiresti kinni hoida, on Jamal Cain, ütleks ma kindlasti, kes siin seerias väga kenasti jäi silma. Moritz Wagner on natukene Franz Wagneriga kinni, et ma arvan, et seal hakkab ka see vendade teema natuke tekkima, et kui Franz tahad hoida, siis hoia Moritz ka paadis. Ja Orlando Magicul on suvest võtta 46 valik, ehk siis isegi ma arvan, et sellega ei saa Eesti mees kätte, nii et keda meie siin ootame Henri Veesaare näol, et tema läheb eest ära juba. Aga rosteriga on neil niimoodi, et nad on selles mõttes nagu Veltman nende seal eesotsast on öelnud, et nad on valmis uut lehte pöörama ja nad natukene mõtlevad sellise win now mõttega ja see on siis selle peale seda Bane'i vahetust ja Bane'iga nad läksid mitte täitsa all in ega peaaegu all in. Ikka läksid all in ikkagi et selle peale nad nüüd loodavad Bane siis, eks ju, tema kõrval need mehed, kes peaksid terved olema, et saaks teha on Jalen Sharks, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter ja tegelikult just Wendell Carter seal lõpus, ma pean ütlema, et selles seerias, mis nüüd oli, päris hästi jäi ikkagi silma ja oli me räägime nüüd jälle sellest Detroiti tsentrist nagu hästi, sest nüüd ta on edasi saanud, aga ühel hetkel ju mängis Wendell Carter teda üle põhimõtteliselt. Yeah. Et Wendell Carter päris kenasti ja tegelikult Koga Bitace on neil solid backup ikkagi jätkuvalt. Ma ei usu, et nad seal midagi suurt teha, aga mida nad tegid kiirelt ära, ilmselt see otsus oli kohe varnast võtta, saavad edasi, Mosley on edasi, peale teist ringi ma arvan, et Mosley't ei oleks lahti lastud. Ma küsin, et kui nad ei oleks 3-1 sees olnud, kas ta siis oleks saanud jääda? Et oleks lihtsalt saanud kaotuse vähe nagu alla neelatavama? Igat pidi kaotuse puhul oleks tulnud see kinga saamine, ta oleks päästud, ma väidan ainult võit. Ida-konverentsi nagu jõudmine, päriselt. Jah, et aga okei, nüüd on siis neil see treeneri olukord, see tuleb kuidagi ära lahendada. Tokk on vaba? Seal kõrvalt ma võin öelda, et Pelicansi puhul ma nägin, et on Rondo on ees otsas üks ja teine oli Darvin Hammeki või midagi sukest. No James Borrego on ikkagi põhiline favoriit, kes lõpetas hooaja peatreenerina. Aga kiirelt veel Magicust, et nende jaoks ikkagi teema on see, et Banchero, Bane, Wagner, Shooks, kõik teenivad üle 32 miljoni, et ikkagi rahaliselt on nad päris kinni, raha seal on tegelikult seal kandis, aga jah, et nad on 16 miljonit üle luksusmaksu ja siin, et nad peavad siis ka Anthony Blacki võib-olla pikendama, see otsus tuleb ka nüüd teha, et see on võib-olla selline otsuse koht ja jah, et sellega võib-olla jääkski asja piirduma, et neil on rahaliselt raske, aga mida nad võiksid vaadata endale, et just see 3-1, et mida nad nagu, ma pakungi võib-olla siin selles mõttes üle, et mis te arvate, mis nad võiksid nagu parendama hakata? Kõigepealt võiks treener endale leida. See on esimene. Siis
nad ei saa Blacki hoida, kui nad ei vaheta kedagi ära, sest neil on lihtsalt liiga palju raha nagu mitme mehe peale ja ma arvan, et Black võib saada parema lepingu väljaspoolt kui see, mida Orlando suutab pakkuda nende finantside juures, ehk siis tegelikkuses on see, et Orlando peab päris raske valikud ikkagi tegema, kas ta loobub Blackist ja saab tema asemele mingisugune odavama, parem mingi drafti valiku, mingi drafti valik, sest neil on vaja ka hoida kuludega kokku. Või siis nad ohverdavad ära kellegi oma suurest nelikust, Banchero, Wagner, Saks, Payne ja sellest nelikust ma saan aru, et kõik tahavad ütelda, et Jalen Saks pärast seda play-offi. Aga fakt on see, et see tiim mängib palju paremini koos Saksiga kui ilma Saksita. Saks on nende kaitse. Ta on liim, kes liimib kõik kokku. Ja kui nad terved on, nad on liiga top 10 või top 10 on ründes ja top 5 on kaitses tegelikult. Põhimõtteliselt ainult rasked valikud, sellepärast on läksid all in tegelikult eelmine sügis. See hooaeg oli ju tervikuna siiski pettumus. Selles mõttes nad tegelikult läksid selle, me rääkisime... Nad läksid top 4. Ma mäletan, kuidas me rääkisime hooaja alguses, et Orlando läheb püüdma top 3, top 4 nagu koduväljaku eelist. See oli nende ambitsioon. Jah, aga tuli 8 asetus, jah, nad olid tublid seal, jah, nad said läbi play-in'i, said sinna lõpuks play-offi, jah, nad läksid 3-1 ette, aga nad kaotasid 4-3. Lõppude lõpuks tuleb tulemus avaraundis jälle kaotus juba mitmendat aastat järjest ja ma arvan, et siin midagi, something has to give at some point, et nagu mina arvan, et Paolo Banchero ja Franz Wagner ei täienda üksteist. Nad natukene on liiga kattuvad ja kui Orlando tahab päriselt teha sammu edasi, siis nad peavad valima, kas nad lähevad edasi Franziga või Paologa. Ja ma siin ütlen väga imeliku asja välja pärast seda Game 7, et ma arvan, et peaks minema edasi Franziga, mitte Paologa. Jah, sest Paolol see ise on ju seisma jäänud. Point on see, et Paolo on edukas siis, kui Paolo tunneb ennast mugavalt siis, kui ta on number 1 mees. Kui ta on number 2, siis see asi näeb kole välja. Aga kui Paolo on su number 1, siis sa jäädki selleks play-offi avaraundi tiimiks või parimal juhul teise raundi tiimiks, sest Paolo ei ole piisavalt efektiivne mängija. Ta on küll väga hea mängija play-offis, keda omada, aga kui tema on su liider, siis ma kardan, et see asi ei lähe täide. Ja nad ei ole hea Jannise tiim, sest Jannis ei paranda seal neid vigumist. Nad vajavad kolmesid, nad vajavad viskamist. Jannis ei paranda neid asju, nii et ma arvan, et tegelikult... Kui leidub mingi hea diil Paologa, mis annaks tagasi nagu, ma ei tea, Devin Bookeri näiteks, siis ma teeks selle kohe. Ma lihtsalt seda, et rahalist seda hullust veel juurde panna, neil on 2 pikenduse kandidaati, extensioni, et siis ongi, kas Desmond Payne 2 aastat 120 miljonit, Koga Pitaatse 4 aastat 93 miljonit. No seda ei juhtu. Et ühesõnaga keerulised valikud ja ma arvan, et nad on tegelikult selle suve üks kõige intrigeerivam meeskond ja ma arvan, nemad võivad päris, neil pole küll drafti valikud, mis võtab neid seda nagu seksapiili ära, aga ma arvan, et nad on sellel suvel nad võivad olla üks kõige julgemad tiime, kuid ma ei imestaks, kui nad ei tee mitte midagi, lihtsalt nagu lähevad ühe aasta veel. Kas teevad Rocketsit või? Ja ma ei tea, need tiim on ikka, kes ei tee mitte midagi. Sest Rockets ootas, vaata, ja siis lõpuks tegi selle KD treidi ära, vaata, ta ootas. Neil on shootingut vaja. Neil on vaja kedagi peale Payne'i, kes ka viskab. Aga kui sa võtad, et võtame Banchero nagu sellest võrandist välja, siis kaob see jõuline kaitse ka oluliselt. Kaob. Aga võib-olla on vaja seda, sest see ei tööta, kui Paolo on su number 1 ja ta peab olema number 1. Aga sa pead ütlema, Game 7 ja muudes mängudes Paolo taha jäänud mitte midagi. Ei jäänud, aga nagu peab suumima välja ka selles Game 7. Kas sa selle Franzi tervise peale natukene ei muutu? See on nüüd see teine asi, mis ma mõtlesin, et kui... Liiga kogu aeg, aga Paolo ei ole ka puhas poiss. Paolo ei ole puhas poiss, aga Paolo on võrrades Franziga puhas poiss. Franzi kõrval on väga, jah. Et võib-olla see nagu... Võib-olla on mõni tiim NBA-s, kes ostab ära Franzi kõrgema hinnaga kui Paolo, sest Franzil lihtsam panna erinevatesse skeemidesse ja rotatsioonidesse. Nii et, ja kuna Franz on pidevalt katki, siis ma ei imesta, kui nad lõpuks otsustavad, et me teame, me oleme Paologa, meil on nagu see lagi on ees, aga nagu võib-olla Paolo pluss mingisugune huvitav lüli on ikkagi vähemalt idafinaal.
nad näevad seda. nii palju siis Otto 5 ja minutist. oma drafti avavalikut. Nii, aga ma hüppan siis Portlandi peale. Portlandiga on selline seis, 42 võitu, 40 kaotust, said ikkagi oma play-offi seeria teha, play-offis ühe võidu kätte. Ütleme nii, et nagu nende mure on võib-olla üldse ette rutates kõigest, nende mure on see uus omanik. See, kes tahab seal kõigepealt kokku hoida, et kulutas 4,2 miljardit selle tiimi peale ja nüüd siis kuuldavasti ei võta inimesi hotelli kaasa, ei võta seal meedialiikmeid kaasa, mängijad paneb kallisse hotelli, siis nende pealt ei saa kokku hoida, aga siis need toetavad tiimid paneb kuhugi motelli juba võimaliselt, siuke vend on. Drafti pikke on neil 0. Selle hotelliga kõige olulisem moment ei sulle ütlemata. Õhtuse mängu korral peavad nad kell 12 välja tšekkima. mis on suht ulme, eks ju. Ühesõnaga, seal on, ma isegi ütleks seda, et mitte mängijate suve free agency't ärme vaata, mis need töötajad teevad. Kui seal lepingud lõppenud, need on kõik läinud sealt, sest nad ei vitsi siukse, ma ei tea, mis seal jännata. Aga jääme siis mängijate juurde. Vabad agendid, Mattis Taibul, Blake Wesley, Robert Williams 3, Caleb Love. Mina ütleks jätkuvalt, et Williams 3 ja Taibul on siuksed, keda võiksid nagu vaadata. Ma ei tea, Wesley ja Love, mis nende kohta nagu võiks nagu arvata, et kas hoitakse... Love oli põhijooajal päris hea. Ma arvan, et tema võiks küll jääda, ta oli hea viskaja ja mul on pigem see, et kas Robert Williamsit nagu tahetakse alles jätta või mitte, sest ta oli play-offis väga hea lüli tegelikult nende jaoks. Aga ma ei kujuta ette, mis tema hinnalipik võib olla. Kas see on mingi 10 või äkki keegi mõtleb, et tal on turgu. Ma arvan ka, et tal on turgu. Ja üks asi, mis ma isegi lahendaks enne üldse, kui sa nende mängijate juurde lähed, see peatreeneri küsimus. Et praegu mina ütleks, et see mees, kes praegu puldis on, et ilmselt Diego Splitter siis. Splitter, ma annaks talle edasi, ta saaks suhteliselt okei hinnaga, ma arvan, ja säästutreener. Ja see on treenerile või sellele omanikule meeldib ja Pillups ju tagasi ei tule. No, kas ta tuleb? Ei tule. Tal on seal on jah, aga selles mõttes Rootsi kardinad ootavad muidugi sada. Neil on Avdia olemas, eks ju, kellel on fännid või mitte, aga ikkagi All-Star, J.Ru Holiday, Jeremy Grant on veteranid, noor tuumik on olemas, eks ju, see Henderson, Sharp, Kamara, Klingan, Murray, Chris Murray siis ja Young Hansen, eks ju, et seal tegelikult sellised noori... Ärme Young Hansen. Young Hansen ta poleks pidanud drafti. Neil tuleb tagasi Damian Lillard. Ehk siis, et vaatavad siin, keda pikendavad juurde, et siis järgmine hooaeg nad võivad isegi rohkem võita saada. Minu jaoks on kogu see asi päris kahtlane värk. Kui nüüd Lillard on tagasi, kes tahab saada palju puuteid ja palju kasutust ja Damian Lillard on seda tüüpi mängija, siis ma ei... ma küsin teilt ühe küsimuse. Kust tuleb see Portlandi järgmine samm edasi? Ma küsin selle järgi, kelle sa pikendaksid ära? Williams, 4 aastat, 87 miljonit. Ma ei pikendaks Williamsit isegi. Taibul, 4 aastat, 87 miljonit. Liiga spetsiifiline mängija selle hinna jaoks. 4 aastat, 214 miljonit. No, aga see on kõik... Kes see? Grant, Jeremy Grant, kui pikendada, siis on 4 aastat. See on maksimaalne. See on maksimaalne, see on maksimaalne, mida mitte keegi, mitte kelle kunagi anna. Temale ei anna, jah. Ja Murray on siis rookie extension, siis suhteliselt soodne variant oleks. Minu küsimus pigem see, kas see Henderson, Sharp, Kamara, Klingan, kas te usute päriselt, et sellest nelikust tuleb keegi Avdiele appi või? Kui kedagi peaks nendest ütlema, siis Klingan. Ma ütlen ka Klingan. Ma ütlen ka Klingan, kõige tõenäolisem. Aga Klingan, no ei ole seda profiili, ta on pigem Rudy Goberti profiiliga kui siukse nagu... Ei, ta viskab väljast ka ju. No ta viskab, aga ta ei viska hästi. No. Aga neil on shootingut vaja, neil on sama, mis Orlandoga 28-3-stes. No see Lillard toob. Ainuke asi, mis mulle Portlandi juures meeldib, on see, et ma tahaks näha järgmine aasta tagaliini Holiday Lillard. Et ma arvan kus sa siis paned selle Sharpi ja selle Hendersoni küsim Henderson läheb paneb pingile või? Ei, läheb kuhugi mujal tiimini. Ma arvan, sellest tuleb üks paras Dame Lillardi farewell tour sealt. No. See võib juhtuda küll, jah, sest et siis ütleme tiimi arendus pluss farewell tour on järgmine aasta, aga seal ma arvan, nad võib play-offi jälle jõuda. Ei, seda ma isegi ei kahtle, et nad võiks sinna jõuda. Küll tuleb seal OKC-ga maadlemist ja küll peab Suns hakkama tegema mingid asja, sest me täna veel räägime, eks. Et ma ei...
kurat, see Scoot on ikka lati alt panek nagu jõhker, sest on kahju. 2 aastat rääkinud sama juttu. Ta oli palju vigane ka muidugi. No ja esimene aasta kõrgetel tagamängijatel ongi raske ja nad saavad vigastada ja protsendid on esimestel hooaegadel ka viletsamad, kui nad tegelikult oskavad visata. Ütleme nii, et Portland peab tegema julgeid otsuseid. Ma arvan tegelikult, kui nad tahavad sellest soost välja saada, mis see soo minu jaoks 7-12 kohad läänes enam-vähem, et see soo ei ole üldse hea koht, kus olla. Tõsi, nüüd uueneva drafti loteriiga see asi võib-olla natukene muutub, aga ma ütlen seda, et kusjuures ma annan sellele omanikule veidikene armu ka, et nagu ta ikkagi nüüd viimastele mängudele tõi need two-way mängijad ka, äkki ta õpib oma vigadest ja nagu on teada, et see vend tahab võita ikkagi väga suure hinnaga. Aga kes tahab nagu suvel nagu selles mõttes nagu actionit teha, seal Portlandis võib huvitavaid liikumisi tulla ja mitte ainult mängijate, vaid ka muu talendi liikumisi. Ja ma arvan, et kui Splitter ei saagi sealt lepingut, siis küll ta saab selle New Orleansist ja kuskilt mujalt, et ma Splitteri pärast ei muretse. Okei, mehed, aitäh. Nii, Erki, sulle andsime maiuspalad. Maiuspalad, ehk siis 2 kõige segasemat tiimi ja kelle tuleviku, me võime siin spekuleerida, mõelda, et nii, aga tegelikult suvi näitab ja mis on nagu Houstonile hea on see, et neil treeneriga on hästi ikkagi. Treener ja Kevin Durant olevat 2 ainsad, kellel on kohad kindlad. Ei, seal on leping ka veel ju. Van Fleeti kohta peaks ka ikkagi kindel olema. Jah, aga ma ütlen, et viimane uudis, mis tuli Houstoni kohta, suur lugu ESPNist, et see üleval loetav, väga hea lugu on. Ma ei usu mitte midagi. Räägib sellest hooaja telgitagustest päris hästi. Aga neid päris telgitagusid ma kujutan ette, et me ikkagi ei pruugigi saada. Ma arvan, et see on, need tüübid, kes selle kirjutasid, on päris head ajakirjanikud. Ja nad ütlesid ka, et järgmiseks hooajaks on koht kindel 2 mehel, Kevin Durant ja Ime Udoka. Ei, neil on tegelikult lepingu all on 7 põhiviisik on väga, kõik on lepingu all on täiesti olemas, ütleme, et kui sa mõtled, et kõik on terved järgmisesse aastasse minna, siis see ei ole paha seis. Ainuke halb asi on see, et neil ei ole see aasta ei ole ühtegi esimese ringi valikut. Teisest ringist 1 on kindlasti, võib-olla on 2, midagi nad sealt saavad, aga need peavad ära otsustama, kas nad Tari Easonile pakuvad lepingu pikendust. Ja. Sest et ülejäänud, kes neil seal lepingu pikendust ülejäänud on prügi, see läheb minema ja niisuguseid mehi saab nagu asendada. Et Smith, Adams, ütleme, kõik on olemas sama jutt nagu selle hooaja alguses, et viskajat oleks vaja. Van Fleet toob viskamist uuel aastal, aga tal on ka passis teatav number. Ja ta toob seda viskamist suhteliselt ebaefektiivselt. Jah, kui vabaks see paneb ära iga. Keskmiselt paneb platsi peal 30-40%. Pole paha. Ei, nagu kõik viskad kokku. Jah, see on okei. Et Houstonil saab olema huvitav suvi. Ma kardan, et nad julge selle Sengunni liigutada ja peale sellist play-offi, ega tal selle hinnalipikuga nagu kosilasi ka ei pruugi olla. Et ma olen Duranti suur talendi austaja ja ükskõik kuhu tiimi ta läheb, ta teeb selle tiimi, tõstab sealt soost justkui üles, aga... Ei ole, kusjuures mina nüüd, ma olen ka Kevin Duranti talendi suur austaja, aga ma ütlen, et igale poole, kui Kevin Durant läheb pärast Golden State'i, asjad lähevad tuksi seal. Jah. No lähevad tuksi ühel või teisel moel, aga nad lähevad tuksi. Brooklyn Nets muutis mürgiseks mingisuguse kohas, kus põletati viirukid seal riietusruumis. Siis Suns, no ma ei hakka isegi kommenteerima, mis seal ja, aga Sunsis oli ikkagi see, et kõik läksid tülli seal. Ja, sest et keegi ei saanud oma rollist aru. No kas Kevin Durantil pole selles oma roll või? No tuleb välja, et on, et täiuslik mängija ei pruugi olla suurepärane võistkonnakaaslane, aga see saagi kõigi tiimikaaslastega ka pestikas olla. Ei saa, aga sa ei pea ikka avalikult kritiseerima, et kes on alaarenenud. Ja retardid. Ütleme nii, et isegi kui Houston ütleb, et nemad nagu Durant ei vaheta, siis ma ütlen ausalt. Tegelikult ma arvan, ta on seal... Ma ei imestas, kui Durant ise ütleb, et ta tahab lahkuda. Jaa, aga
me ei tea, Durant võib vabalt alustada järgmist hooaega jälle uues tiimis. Me ei saa selles kindlad olla. Et see, ma loodan, et alustada seda San Antonios või Oklahomas, et tahab selle tiimi ka äkki pekki veel. Eks see oleks tore. Et Houstonil tuleb loodetavasti suvi toob kindlasti selgust ja noh, nupud ei ole tegelikult halvad. Neil on 2027 draftis on neil 2 esiringi valikut, et aga... No 27 nad saavad vahetada... Nad saavad selle Brooklyni oma, jaa. Mis on päris hea. See võib olla top 3, top 5 me ei tea, valik. kuidas liiga ümbrikud jagab, aga numbriliselt statistika toetab, et see on top 5 valik. Lisaks on neil ka Phoenixi valik järgmine aasta. Mis võib ka olla top 10 valik. Jah. Aga no ütleme nõuselt, et see hooaega neid on, ei anna meile mitte ühelgi korral tervikpilti Rocketsist. Korraks andis siis, kui Adams lauas möllas hooaja alguses. Ilma Van Vlietita oli kogu aeg näha, et see tagaliin ei ole terviklik. Nad ei teinud mitte midagi veebruaris, et seda olukorda parandada. Nad isegi Tosunmo oleks neile suureks abiks olnud praegu. Aga nad ei teinud mitte midagi. Nad lihtsalt lasid selle olla. Ja mina ütlen teist kevadet järjest, mitte nüüdseks, ja nad peavad ikkagi ära valima, kas nad ehitavad enda tuleviku võistkonda ümber Alperen Sengunni või Amen Thompsoni, mida kauem nad edasi lükkavad seda otsust, seda rohkem väheneb mõlema mehe Hiina nagu atraktiivsus turul. Ja Smithi roll on ka ikkagi natukene minu jaoks ebaselge, et Smith on Rashard Lewis, temaga on okei, aga paneb 3 ja teeb oma asja. Aga ma ütlen, et kui sul on Thompson, kes ei viska, no lihtsalt ei viska. Sul on Sengun, kes on kohutav kõik, et mis pole nagu, isegi korvi lähedalt on päris kohutav. Siis sa pead valima, kas sa valid selle türklase, kes on nagu Jokic'i kodutu mehe versioon või sa võtad selle Low IQ versioon nagu. või sa võtad selle Thompsoni mul oli kodutu mängija, mul viirastus praegu see Delonte West, et mul hea meel tal nüüd hästi läheb. Või sa võtad selle Thompsoni, kes ei viska, aga vähemalt hüppab lakk, et valid ühe vigase noorega ümber ehitada ja hakkad pihta kuskilt, et mina valiks Thompsoni, aga eks nad ise teavad. Aga võtad teine võistkond ka ette. Ja Boston Celtics, et kõige suurem lati kolistaja minu silmis. Mida me ütleme? No siin ongi siin on viimane hullus, mis oli juba Giannis oli Celticsi vormis, ma sinna ei lähe. Kas see on hullus? Kas see on hullus? Teades, kuidas Boston ikkagi oma meeskonda kui nemad tahavad tiitlit, siis nad teevad mida iganes. Ja nad lähevad reeglitest mööda, nad teevad neid nii-öelda Lakerslikke muove ka aeg-ajalt ja ei saa ma ei tahaks ikkagi uskuda, et nad ei anna JJ-dele veel nagu tervet hooaega. Et ma ei tahaks seda uskuda. Ma arvan, et sul on pigem õigus, nad tahavad anda JJ-dele ühe vähemalt aasta veel koos, et kui Tatum on platsil. Aga see tähendab juba neile raskeid otsuseid, kellest... Ei, nad rasked otsused tegid juba ära. Aga probleem on see, sul on olnud tänaseks Bostoni peatreener 4 aastat. 2023, anname andeks, ta on esimest korda peatreener esimest aastat, aga Boston läks idafinaali suur favoriidina Miami Heati vastu, kes oli 8 asetus. Miami Heat võitis neid. 2024 tuli tiitel väga hea, ajalooliselt hea tiimiga ja ei mingit pretensioone. 2025 Boston Celtics oli kaotamas enne Tatumi vigastust ja Knicksile ja nad kaotasidki, aga isegi enne Tatumi vigastust. Ja Boston oli suur favoriit seerias. 2026 Boston oli hiiglastlik favoriit seerias ja kaotasid Philadelphia vastu. 4 aastat, 3 pettumust, üks väga edukas aasta. Kas lihtsalt äkki edukad aastad on nad tegelikult kõik 4 olnud. Ütleme, aga ma ei usu, et ta tool ikkagi kõigub ja seda... Ma ei ütle, et tool kõigub, aga pigem on seda, et kas nagu
see Mazzulla nii-öelda purunematu reool on, ma ütleks tänaseks läinud, et pigem on ma see, arvan, et hetkel räägib sinust see, et Boston on olnud idafinalist aastast 2017-18, ehk siis siin siin mängib kindlasti rolli see, et nagu üks tiitel natuke vähe, aga me unustame ära, et nad on finaalis ikka kaks korda finaalis ja idafinaalis pea iga aasta. Nad on selle 10. parim NBA tiim olnud. Sest nad on kõige stabiilsem ja kõige kaugemale. Heat ka. Ja tiitel ka. Heat. No jah, Miami nüüd ära langenud, aga jah, ja ta tiitlit ei saanud ikkagi. Aga mul on nagu okei, Bostonil on pingil materjali, neil on see Hugo Gonzalez, kes läheb paremaks mängijaks, neil on, ma arvan, et Neemes Keta areng pole peatunud, ma arvan, tal on nagu potentsiaali juurde panna veel. Ma vaatasin, et Keta on nagu alla võtnud natuke. No natukene. Jordan Walsh ja see Shireman, tegelikult asjalikud mehed pingi pealt on okeid. Lihtsalt Game 7 ei tooda. No Walsh ei saanud isegi võimaluski. Aga mul on probleem on see, et kui sul on, ma tõesti loodan, et see on lihtsalt nagu hapud viinamarjad, aga mul on veidikene muret siin Jaylen Browni pärast. Ja väidetavalt on tegu ju NBA kõige intelligentsema ja kõige viisakama ja kõige harituma ja kõige bla. Ma muretsen selle pärast, et kui ta nüüd sai terve aasta nautida ja maista selle Hakkas meeldima. Ma arvan, et nüüd järgmine hooaeg, kui Dayton tuleb tagasi ja võtab selle liidri siin oli mõned hooajad tagasi, kas 3 hooaega, me talvel kuskil rääkisime, et kumb see lõpuks siis nii-öelda see alfa on, eks, ja nüüd me oleme mina ütlen, et Dayton on, ta ei ole selline eit, et ta läheb vinguma pärast seerit. Ta on teistsugune eit, ta hakkab tatueeringuid tegema. No see on okei. Las ta teeb. Selle Bostoniga tegelikult proovisin vaadata, mis siis nagu arvatud on, eks ole, ja tegelikult mulle meeldis üks teine lähenemine, et nende probleem on ikkagi tsenter. See tsenter Kveta näol ei sobi Mazzulla süsteemiga kokku. Kui sa vaatad, kuidas nad võitsid tiitli, millised nagu iseloomustusega tsentrid neil siis olid, ehk siis 5 out'i sai mängida ka vahetusest Porzingise näol, eks. Ja pigem nagu joosti ja tehti nagu teistmoodi seda asja. Praegu... Kornet oli ka sees, kes ei pannud mitte midagi sisse. Ja, aga ta oli nagu episoodiliselt, eks. Aga millega Boston peab tegelema, on nende tsentri probleem. Aga ma küll Keta jätaks tiimi. Ei, Keta sa jätadki, aga sul ei ole selle Vutsiga midagi peale hakata, eks ole. Karsa ei ole täismõõduline tsenter ikkagi, aine. Ta on pigem vahepeal võtta kuskil pingilt välja tule ja siis ta on PF, aga ta on hea mängija iseenesest, sa teda minema ei saada, aine. Ja sul tegelikult nagu toodi välja seda, et Boston peab lahendama oma tsentri probleemi, et hakaku sellega otsast pihta, sellepärast et see, arvestades nende, kuidas öelda, rahamänge, siis see ei ole lihtne ülesanne, mida teha, kuigi Vutsiga õnneks nüüd vabaneb oma jagu, eks ole. No meil on ju lahendus olemas. Ja Eesti pakub teile lahendus. Kurjad jutud maksumüüri taga räägib ka seda, et kuna Peyton Pritchard tahab sügisel uut lepingut, siis ta praegu saab ta alles sai ju pikenduse. Ei, ta sai ikkagi 2 aastat tagasi. Aga ta teenib praegu kriminaalselt vähe, 8 miljonit, on ju. Ja kui ta nüüd sügisel saab uue lepingu, tal on võimalus küsida 3 aastat 67 miljonit, mis on 22 miljonit aasta peale, täitsa arvan Pritchardi tootluse vääriline. Nad peavad selle nimel, aga kellegist jälle lahti laskma ja räägitakse Sam Hauserist. Aga mina arvan, et see ei ole mingi suur kaotus. Hauser on mingi 2,5 miljonit. Hauser on sel aastal pigem latti kolistanud mina. Ma arvan, et... aga ta ei teeni ka väga... Ta teenib 10+. Jaa, aga lihtsalt, või 8 vähemalt. Aga igatahes... Kuna nüüd on Gonzalez olemas, on olemas Walsh, kus üldse Gonzalez on äge kuju. Ma ütlen, et Gonzalesest saab uus Boston Celticsi algviisiklane väga kiiresti. Ja, aga mis positsioonil? Ääre peale. Siis peab JJ-dest... Ei ta võib olla ka 2 peal. Okei, ta võib ka 6 mees esimesel nii-öelda läbimurde hooajal olla. Aga mina usun sellesse Hispaania tüüpi. Lähme edasi Ardo tiimide juurde. Ja teeme mul ära Hawksi. Jätame põnevama lõppu. Okei. Hawksil olenevalt sellest, et nad kaotasid avaringis, on esiteks positiivne lugu, et nad olid seal avaringis.
ja tegelikult nemad võivad küll pea püsti ringi käia, sellepärast et neil on päris nagu helge tulevik tõenäoliselt ees ootamas, tahtsin just praegu öelda, kell on nii friki 2-tunnine saade, Otto. Ei no 20 minutit. Ees ootamas ja millega nad peavad tegelema, et kui toon nagu näite, et tegelikult see Trae Young läks on korda läinud hooaeg, tehti ära, tehtud õnnistus, kui sa vaatad ka statistilisi numbreid, sellepärast et enne seda olid nad hooaegade lõikes, mis oli 26, 27, 28 söötude arvult meeskonnas. Peale Trae Youngi minekust on nad NBA esikümnes. Sellepärast, et pall liigub. Et vaatajad nüüd valesti aru saaks, Trae on suurepärane söötja, aga lihtsalt ülejäänud tiim ei saanud palli ja ei tulnud ka sööta. Ja teine asi on ka igasugused need viskeefektiivsused ja tohutu tõus kaitsemängu reitingus, sellepärast et see oli arutu auk, mida Trae Youngiga tuleb tagaliinis lappida. Ja mille klapid jälle on samas selline boost, et sellist timurit väga ei leia. Kõik filtrid vahetatud. Problemaatiliseks kohaks on neil siis, neil on, ma ütlen ära selle, et neil on sel aastal draftist tulemas sinna 10 piirimaile valik. Ei tea, sest loteriid tuleb. Golden State'iga on... Karta on, et neil meie saate ilmumise ajaks, milleks on siis 13. mai, kui see saade läheb üles või Spotify's äkki paar päeva hiljem, siis selleks ajaks on juba teada, kuidas see loterii läks, aga nad võivad tõusta sel aastal ikkagi päris kõrgele selle loteriiga, sest kui see loterii premeerib neid tiime, kes on seal just selles vahemikus, kus hoogs on. Okei. Ja tegelikult on neil ka saada üks valik veel, aga see 23, see on päris hea. Mis nende probleem on? Tegelikult see Knicksi mängude õnnistus on ühtlasi ka nende probleem, ehk siis CJ McCollum. Neil on vaja siis tugevdada neil on kaardi vaja ühesõnaga. Tagaliini 1-2-3 peale meest, 1-2 peale tähendab. Sellepärast, et 34-aastane CJ McCollum ei ole see, kelle peal see meeskond purjetada saaks ja kes looks noortele poistele olukord, niimoodi, et oleks ohtlik kogu aeg ja looks nagu olukordi nende jaoks, vabastaks neid nii-öelda kaitsest. Ja tegelikult on neil selle jaoks päris head variandid, neil on ruumi nii rahaliselt, kui ka saavad draftist võtta täpselt sellepärast, et kui vaadata nagu meeskonna vanust, siis on täiesti okei võtta see mees draftist endale. Ja mis siin salata, selle aasta drafti esimene ots ongi just guard heavy nagu. Tummine. Ja sealt on, kui nüüd Atlantal õnnestuks, siis oleks neil täitsa tummine valik lausa vajalik teha, vaadata, kes nende meeskonnaga kõige parem sobitub. Atlanta Hawks on, kui nad suudavad seda meeskonda hoida, mis uue CBA valguses võib-olla ei ole kõige lihtsam ülesanne, aga arvestades, et nad noore tuumikuna suudavad järgmised 5 aastat hoida seda, eks ole, siis tõenäoliselt on nad järgmised 5 aastat idas korralik play-off meeskond. Kui nüüd selgub, et ma ei tea, et Atlanta saab kõrge valiku, millega saavad tagamänge, kas nad peaks McCollumi tagasi tooma ka siis pingile? Sõltub, mis summa eest? Jah, täpselt seesama. Selles mõttes on küsimus, et kui nad lasevad McCollumi ära, eks ole, siis neil kaob see vett. Et see on tegelikult nende nagu õnnistus on see, et sellistel hetkedel nagu praegu McCollum esile astus on ja siis noored poisid seda ei teinud, eks. Et veti koht on nagu nendes kohtades aidata, pluss McCollum on nagu hästi kõrge IQ-ga mängija, kes oskab hästi analüüsida kogu seda lugu ja tõenäoliselt on, ja ta sobitub treenersüsteemiga. Siis mis lepingu annab Kumingale sügisel? See on hea küsimus. Kusjuures ta not so bad, et 15 miljonit vist. Ja midagi 15 ta mängib küll Warriors välja. 20 ei andnud. Ma arvan, et Kuminga tahab 20 pluss. Warriors 20 ei andnud. Jaa, aga palju on küla peal nagu neid, kes annavad. Arvestades uut nagu CBA. Brooklyn Nets äkki annab. No,
aga minu meelest, kas Atlanta... Ta mängib kuradi see Porteriga sama bossi. Kas Atlanta ei toonudki seda Kumingat igaks juhuks just selle mõttega, et emmast kummast siis kas Richazerist või nad peavad niikuinii seal... Ma tahtsin just sinna jõuda. Pigem võib-olla tahavad seda Richazeri panna kuhugi mingisse... Ma just tahtsin sinna jõuda, kas 2024 drafti avavalik tema päevad on loetud Atlantas vist. Ta ei saanud isegi rotatsiooni enam lõpuks. Isa oli tal küll hea käega, aga tal see ise ei ole. Ja, selles mõttes, et seda nagu... Ikkagi avavalik. Aga ma ei kannaks nagu seda lampi maha. Aga ta ei saa enam platsil enam. Tema positsioonidel on palju paremad mehed ees. Isegi Kuminga on parem mängija. Jah. Ma hoiaks ja vaataks, sest et see ei maksa neile tänasel päeval selliseid summasid, et peaks sellega nagu müttama hakkama. Ja seda enam, et kui see vend kukkus nagu ära, siis mis sa lähed ju seda mõttetu rahast ära andma. No, ma arvan, et... Future draft picks. Saame näha, jah. Ja see teine asi, sa pead nagu arvestama ka sellega, et... Snyderil ta lemmik ei ole üldse. Jaa, aga samas sa pead arvestama... Snyder tahab teistsugust kaitset saada temal. Samas sa pead arvestama sellega, et kui Kuminga lähebki kuskilt ja mingi idiot maksab 25 talle, siis Hawks ei maksa seda talle. Stokes läheb, võtab 23. valikuna siis ise mingisuguse. Ja panustab sellele oma avalikule. Aga kas arvad, et Atlantal on lootus saada sellest... Kurat, Otto, 5 minutit oli jutt iga tiimi kohta. Kas tal on lootus sellest soos saada välja, kus nad on? 6-10. Ida 6-10. Mis see lahendus on, et sellest soos saada välja? Terve püsi. Nad peavad kasvatama selles mõttes, et seal ongi, praegu ma ütlesin ju valemid ära, et nad ei tohi nagu minna midagi raiuma ega lõhkuma seal, sest kõik on tegelikult hästi, lihtsalt neil on see kaardipuudus, nad peavad süsteemi hoidma, sest et see töötas ja need kutid on noored kõik alles. Järgmine tiim. Sa ei võta midagi või? Ma jätan lõpus, me oleme kõik teinud kahe kaupa, aga ma võin võtta ka, kus sa tahad. Vahelduseks, võtan Nuggetsid. Nii, jah, tegelikult kõige parem. Võtan Phoenix Sunsi. Tegelikult me kõik... Lepime kokku Sunsid ja me küll mingi 3 minutit. Ma proovin. Enamik meist, ka Ameerika korvpalliüldsus, kõik tampisid Sunsi võimalused maha selle hooaja alguses, ei leitud neile mitte mingisugust erilist play-offi lootust, me kõik eksisime ja rängalt. Suns oli terve põhihooaja ikkagi lääne top 7 seas, alles lõpus hakkasid nagu natuke vajuma ja siis tuligi play-off roundis ka see kindel kaotus OKC vastu, mis ei ole üldse häbiväärne asi, olid sitked ja südikad. Probleem on nüüd see, mis Sunsil, mis paljudel nendel esimese raundi tiimidel, nagu Orlandol ja Atlanta Hawksil minu arvates natukene mõneti ja mõnel tiimil veel, kuidas teha Portland, kuidas teha see järgmine samm, sellepärast et noorukeid, kes võiksid teha seda nagu, kes annaksid lootust selle järgmise sammu tegemiseks. Sunsil on ja ei ole ka, et need eesliini mehed, Osoe Godaro, kes on väga tark tegelikult oma nooruse kohta ja Kaman Maluak, Sudaani mees, kes valiti 10. eelmise aasta draftis, jah, nad võivad anda tegelikult selle vajaliku arenguhüppe just eesliinis, mis on tegelikult praegu Sunsi kõige nõrgim koht, sest Mark Williams on lihtsalt kogu aeg katki. Aga tagaliinis, mulle näib, et ega see Jalen Green, Dillon Brooks, Devin Booker trio kuskile meil ei kao, nemad jäävad püsima. Ja nüüd on mul küsimus, et kuhu sa ikkagi lähed selle Booker, Green, Brooks trio pluss natuke areneva eesliiniga, kas tegelikult selle satsi ju lagi on teine round? Ma ütlen maksimaalselt. Sest kui Booker on see parim mängija, mida ta on ja milleks ta jääb, lähiajal, kui teda välja vahetada, siis ma ennast ei näe nagu midagi paremat. Küll aga see teine round on nagu väärtus oma ette, see ei ole nagu mõttetu teise raundi tiim. Ma arvan, et 10 tiimi NBA-s nagu kadestavad seda, et sa oled stabiilne play-off klubi, kes saab iga aasta play-offi, annab hea võitluse ja siis nagu taandub, et Jordan Ott oli hea valik peatreeneriks, kahtlemata probleem on see, et Sunsi valikuid tuleb kõik trahti valikud, mis teil on ära antud ja välja jagatud, isegi nagu need mis on alles, on ära antud, et neil ei ole trahti kaudu mingit lootust ei ole tulemas.
mul lihtsalt küsimus, mis on see Sunsi järgmine samm, kas see on siis see, et see maluakk või ma nagu natukene jään ise ka hätta, et Colin Gillespie tegi suure sammu tegijate sekka, temast on vaja kinni hoida, sest ta on tegelikult vaba agent selle suvel ja ma arvan, et ta saab päris palju raha kellegi käest. Samamoodi Jordan Goodwin tegelikult oli väga kasulik mees ja temast on vaja kinni hoida, aga sa ei saa kõigist tagameestest kinni hoida, kui sul allpühib sest Bradley Bealina maksavad kinni järgmised 5 aastat puhtalt selle pärast. Nii et aga Gillespie'st on vaja kinni hoida ja ma ei tea mismoodi, aga kuidagi on vaja ta alles hoida ja samamoodi ka Jordan Goodwin, kui on võimalik. Igatahes ma jään hätta natukene selle Phoenix Sunsi lähituleviku roosades värvides nägemisega. Omanik toob uue kitse kontorisse ja läheb. Ei, uus omanik ei ole päris on parem. Neil on võimalik tuua DeAndre Ayton endale tagasi. Loodan, et seda ei jutu. Aga Dylan Brooksel ma annaksin küll lepingu pikenduse selle hooaja pealt ja mitte väikse. Ma annaksin talle... Selle venna mitte üks asi on tema kaitse, aga ta on kõvasti oma viset parandanud. Nii et kui Rashir Fleming, keda ma isegi maininud enne, Osi Kadaro, Kaman Maluak teevad arengusammud, siis Phoenix Suns tegelikult tundke rõõmu sellest, et teil on üle pika aja üks tervislike vaibidega meeskond, kes ei taha üksteist ära tappa platsi peale ja pingi peal, nagu see Booker, Durant, Beal trio tahtis seda teha. Ja ma arvan, et see on väga okei, et te jäetagi sinna püsima sinna 6-10 vahemikku ja noored arenevad ja läheb asi paremaks, sest peateener on teil õige, nii kõik läheb paremaks. Üks tiim oli mul veel enne, kui me lähme siin Ardo lõpuspurdi juurde ja mul oli see Raptors. Sarnane lugu minu arust jällegi, et kust tuleb see järgmine samm, sellepärast, et ma arvan, et nad suhteliselt jõudsid oma maksimumi lähedale selle tuumikuga, mis neil on, et ma arvan, et ütleme nii, et 3. põhihooaja asetus on neil maksimaalne lagi selle tuumikuga ja ma ei usu, et seda 3. asetus kätte saavad, sest lihtsalt sellepärast, et Brandon Ingram ei kesta. Ja Jakob Pöltel on ka pidevalt katki, kes saab väga palju väga suurt raha, ja ma arvan, et tema leping on kusjuures üks halvemad NBA-s koos Christian Browni ja mõne mehega veel. No õnneks on sellel Pöltelil on see, et tal on ikkagi, kui ta on terve on tal stabiilsed hooajad selja taga, et mille pealt ta selle megalepingu sai. No jaa, aga ta selg on päris katki. No, ta on tegelikult juba liigas päris kaua olnud ka. On. Nüüd neil on vabaagendid, kellega natukene ütleme nii, et Sandro Mamokelashvilist nad peaksid kinni hoidma. Ma arvan, et tema oli seal väga oluline lülipingi peal. Mina annaks pingutaks, et temast kinni hoida. Aga nüüd on küsimus, et mida sa teed seal tuumikuga? Scotty Barnes, RJ Barrett, Quickly, Ingram, Pölter, kes kõik teenivad... Peale Scotti ei anna keegi kaitset. Kes kõik teenivad 20+ miljonit. 5 meest. Ja aga see Barrett, Barnes ja Ingram, sa peadki, staarid saavadki rohkem palka, see on fine. Sa maksad 5 mehele 20+ miljonit, tiim ja need 5 meest pluss pink veavad siin parimal juhul ma ütlen järgmisel aastal ida 6. või 7. parimal juhul, sest Indiana Pacers tuleb tagasi ja nad tuleb võimselt tagasi. Mida sa teed? Kas sa jääd sinna ootama ja nagu annad Tarko Rajakovitšile võimaluse või mitte? Et Mamukelashvili, jah, tasub hoida lihtsalt... Ja ega see Mamukelashvili ei ole ka nüüd mingi imerohi ja see ei vea neid ka kuhugi. Ma annan mõned mõtted. Mina teeksin... Pöötel tuleb teha pikideks või siis noorteks. Pöötelit ei saa teha, tal on nii kehv leping. Ma annan mõned mõtted, mis mul on peas mõlkunud. Kuna see tiim oli sel aastal üks kohutavamaid NBA visketiime, nad olid 21. koht 3 punkti arvestuse protsentides, siis mina ütlen, et RJ Barrett ja või Grady tikk näguni, tal pole väärtust isegi, aga ma arvan, et Barrett või Ingram peaks lahkuma, siis kumbki pole volüümiga 3 viska ja Ingram tappina keskpossi viskama, Barrett ta on omamoodi tüüp, kes teeb kõike veits, aga kõike teeb natukene nii ja naa. Ma Barrettist Barrett oli mingi 4-5 valik, et ta oli 3. valik isegi. Aga Barrett on Kanada mees. Ta on kodus. Ta on kodus ja Kanada mehest ei taheta Kanadas, ma arvan, loobuda, et
kui on võimalik Immanuel Quickly välja vahetada, ta on ka pidevalt tihti, ta on väga tihti katki ka. siis ma teeksin seda. Ma läheksin Orlando Magicu jutule, ütleksin, et kuulge, me anname teile Immanuel Quickly ja drafti valikud ja drafti valiku, mida meile on anda. Ja küsid, keda? Ja andke meile Franz Wagner. Või Paolo või? Paolo liiga samasugune. Paolo ja Barnes ei käi kokku. Sama mees. Jah. See ämblik mehe ja ma lähen ka ma mitte ei lähe ainult, ma lähen ka Houston Rocketsi jutule, kui ütlen, et kuulge, teile see üks uss on tiimis, andke see uss meile. nagu meil on vaja mees, kes viskab kaugelt, kes viskab efektiivselt viskab kaugelt ja nagu me elame seal 1 aasta selle ussiga üle ja siis saadame ta kuskile mujale jälle. Et hoiame seda head praegu vormi elus, saame play-offi jätkuvalt, sest ärme unusta, see oli esimene kord Torontol olla play-offis pärast mulli. Esimene kord, 6 aastat on vahet olnud. Nii et ma arvan, et... Ma olen Toronto usku juba viimased 2 aastat. Aga alles nüüd nad panid kokku selle hooaja. Nii et Scottie Barnes on tegija, Scottie Barnes on tuleviku NBA top 10 mängija, aga... kui sa paned 25 punkti ja nad eliitkaitset, sa oled teel sinna. Sa oled teel sinna. Ta on unikaalne mängija. Aga lühidalt ma kardan ka, et Torontost Torontos saab olema tubli esimese raundi tiim või play-in tiim ja ma ei näe helgeid horisonte, kui just mis peaks juhtuma? Oota, ma mõtlen. Mingi imeline vahetus ja ma muud varianti ei näe, sest pingil pole ühtegi noort, kellesse ma usuks peale Colin Murray Boylesi, kes on pigem sükene glue guy kui sükene staar. Aga nüüd, ma arvan, et me kõik oleme oodanud Ardo Teravat, me oleme oodanud Ardo Teravat. Mis võta kokku Denver Nuggetsi hooaeg ja mis saab neist tulevikus? Hooaeg tegelikult võib öelda, et see hooaja algus oli hästi lootustandev. Sellepärast, et nad tegid need parandused, nad tõid tagasi oma tiimi mehe, kes aitas neil võita tiitlit ehk Bruce Browni, kes oli siis see salasoos ingredient nagu. Tuleb välja, et üle. Ja ka siis see vahetus MPJ ja Michael Porter Jr. ja Cam Johnson ja kõik tundus nagu väga helge, pluss Christian Brown tuli vigastusest tagasi ja talle anti uus leping ja kõik see oli väga kihvt ja see kõik lõppes lõpuks nii, nagu ta lõppes ka eelmisel aastal, olgem ausad, seal ei ole vahet, kas kui esimeses või teises ringis suurt vahet ei ole nagu, sa oled välja kukku ja sa ei saanud finaali. Eelmine aastal oli, palsam oli see, et sa nagu kaotasid 7 mängus meistri vastu, vaata see andis nagu kõvasti lootust. See aasta on teistmoodi. No see lootus oli ka see, et eelmine aasta see Gordon oli hirmsasti nagu hädas on ja seal oma tagareiega ja jube vastik ja nii edasi. Ja see aasta, what happened in the nagu first round, vaatad, Gordonit ei ole, kurat jälle. Ja mis siin salata siis? See meeskond ei hakkagi niimoodi tööle. See on play-offi vaates, see on põhihooaja võistkond. Provotseeriv küsimus, kas nemad on nüüd uus lääne paks? Mis selles on? Nagu selles mõttes, et mehed pidevalt katki, said tiitli, väga hea mäng ees otsas. Või sa pead silmas seda, et kui liider ei ole täielikult terve, siis edu ei tule, sest et Jokicil ilmselgelt see, mis tal oli hooaja keskel, see ilmselgelt mõjutab teda. Seal ei ole muud varianti. Ühesõnaga, okei. Jutt on erinevaid. Fakt on see, et Jokic saab oma lepingu. Muidugi saab. Seal ei ole nagu kahtluse hõngu ka, et talle pannakse see rets leping lauale ja kirjutab sellele alla ka. Et kes on hakanud mõtlema, ma ei tea, mis mõtteid kuskil lukadest ja ma ei tea kellest, forget about it. Siis what's the problem? Nagu problem on see, et tegu on win-now'ga. Sest et seal ei ole aega oodata, me võtame draftist ja teeme, no. Jokic'i ajavahe on nüüd, mis alles on jäänud nii pikk.
ehk siis 2 aastat või? 2-3 aastat on ta veel nagu Prime'i lähedal, edasi on juba tavaliselt ma kardan, et see võib isegi lühem olla, sest et see Wemby on lihtsalt nii haige loom. Ei, no selles mõttes see ei muuda Jokitsi vormi nagu, selles mõttes, et milleks ta võimeline on, eks. Ja me sel aastal nägime ka esimest korda seda, et Jokits on päriselt inimene, ehk siis ta saab vigastada, kui teda mängitada nagu sellises koguses kogu aeg. Aga probleemini, ma ei jõua kuradi probleemini kogu aeg. Nende probleem on siis see, et neil puudub kaitsemäng ja olenemata sellest, et tiimi toodi Bruce Brown ja Cam Johnson, ei teinud need ka mitte midagi selleks, et see kasvaks. Teiseks, ma ei ole päris kuradi kindel, et see treener nagu teeb õigeid asju seal, sellepärast, et Cam Johnson on kaitset mänginud enne ajalooliselt, kui sa vaatad teda alates Sunsist, eks ole, siis koos Bridgesiga olid nad päris turske kaitsepaar, aga siis tekib nagu kohati küsimus, et kas siis tegelikult nagu Bridges lappis selle venna töö ka kõik ära või. Siis sa tood endale Hardaway, sorry, see vend ei ole elu sees üldse kaitset mängid, ta ongi nagu, see on see ämblikmehe meem, kus nad seisaksid nagu Murray või kellegiga vastu, kes see on see sama mees. Et ei mängi kaitset. Siis ma pean jõudma Christian Brownini, kes oli tegelikult terve hooaja tohutu pettumus. Katki ka pidevalt. Ja arvestades nagu seda, et ta ruukina sai tiitli, siis goddammit, man, sa mängisid sellel hooajal paremini, kui sa praegu mängid ükstapuha kui terve või mis iganes sa hästi kiire remark, maksumüüri taga räägitakse, et Brown mängis sellel hooajal ainult sellepärast, et Nuggetsil oli tiitli lootus nende arvates, sest tegelikult see mees vajas oppi pärast seda viimast vigastust. Aga aga kus on vise, kõik on kadunud? Võib-olla ongi vigane. Ja üks naljakas fakt on see, ma pean tunnistama, et Ottal on õigus, mitte üldse Jokitsi mõttes, see on hoopis teine asi. Seda kuradi MPJ-d oleks vaja olnud, sest et kuhu jäid need lauapallid, kuhu jäid need kolmesed ja kas kurat oligi siis see 12. valik seal draftis oli hoopis selle tiitli võti, mis nad kunagi võitsid. Sellepärast, et temaga ei saanud pidevalt arvestada, kuna ta oli katki, aga kui ta oli terve, aitas ta teil tiitli võita. Ja siis ta võttis ära kõik lauapallid, mida te teised ei võtnud, ja pani ära kõik kolmesed, mida te kurat kõik mööda panite seal praegu. Et kas võib olla, et see suur pikk poiss seal ääre peal oligi see võti, kus juures Brooklyn Nets väidab, et oli, kui sa vaatad tema statistikat sel aastal. Trademark. Okei. Nad peavad tegema nüüd liigutusi, sellepärast, et... Oota, kas sa ühes meest ei rääkinud? Jamal Murray või? Okei, Jamal Murray'ga on see, et nii palju, kui minu internet väidab ja ta väidab seda viimasel ajal päris kõvasti, et sellele mehele minnakse kosse sinna. No, aga kuidas muidu sa saad nagu parema tiimi kaitses? Jah, selles mõttes, et väidetavalt üks esimesi kosilasi võib juhtuda, et on Miami Heat. Orlando Magic, ma arvan, on ka võib-olla üks. Et kuskilt Floridast keegi läheb, sellepärast, et me teame, et Pat Riley'le surve on praegu tugev mingid tursked muutusi teha, sest et niimoodi ei saa ka nemad edasi minna. Aga tema hind on tohutult kõrge ja mis ründe dünaamikasse puutub. Mis sa sealt Magic või Heatist võtad? Seal oli päris palju asju loo peal. Seal on mängijad küll. Tyler Heroni välja. See ei anna sulle... Ei kas või Wigi... Okei, viskimist annab. Vahet ei ole, igatahes... nagu see ruumor, mille läheb aina valjemaks, et sinna minnakse koss ja see vastus ei pruugi ei olla. Ei pruugi, sest nagu kui ikkagi kui ta niimoodi laseb laseb endaga niimoodi teha, nagu ta McDaniels endaga lasi teha, sorry, tegelikult see ei ole vastu võetav, tegelikult. Aga olgem ausad, ilma tema punktidelt oleks nad see hädas olnud, eks. Aga ta oli üks vähesed, kes üldse midagi tegi, eks. Teine küsimus on see, et kui nad vahetavad siis, et mis iseloomu nad sealt siis otsivad ja vastus on tavaliselt olnud, nad otsivad kaitset tagaliini. Et tagaliini pidurdamist. Ja minu jaoks on siis üks väga oluline küsimus on veel siinkohal nagu Aaron Gordon ja tema vigastused. Sest et olenemata sellest, mis hooaja ta teeb, on ta kõige olulisematel hetkedel see mees on unavailable nagu. Ja olgem ausad, kas see oleks aidanud seal seda terve Aaron Gordoniga, see ei oleks läinud üldse
sest me ei räägiks praegu Minnesotast mitte midagi, kui ta oleks täisjõus Aaron Gordon, kes paneb 3 kõik asja, aga ta tuli enne sellest seeriat jälle tagasi vigastusest ja siis läks keset seeriat jälle minema vigastusega. Ja siis, kui ta mängis selle mängu, veel viimase mängu mängis, siis ta ju praktiliselt ei liikunud enam seal väljakul, ehk siis rim protectionist oli ka asi kaugel. Et ainukene vend, kelle kohta tegelikult McDaniels ütles valesti, oli Aaron Gordon, aga ta oli unavailable, ehk siis ta oli natukene jälle õigused. Et see vend minu arust on suurem võti kui Jamal Murray nende edus nagu, ehk siis mina teda ära ei annaks, sest et see vend toetab ääre pealt nii palju seda Jokitsi mängu. Ja minu meelest me unustame ära selle, et ta ei ole ammu enam see Orlando Gordon. Ei ole. Aga ta on nagu tõsiselt toetav piis Jokitsile. Probleem on, ma arvan, see, et Aaron Gordon on tegelikult 12 aastat mänginud NBA's tänaseks. 12 päris füüsilist aastat võib lisada siia juurde, et ma arvan, et see mees ei püsigi enam terve, et teda ongi vaja hakata nagu põhimõtteliselt nagu OKC teeb Alex Carussoga, paneb põhival 30 mängu pingile, kui laseb 5 minutiks, võtab välja ja ongi kõik. Ja nüüd play-offis Carusso mängib 25+ minutit. Aga ma arvan, et muud moodi sa ei saa Gordoniga enam teha. Gordoniga, kui ta kõndis seal viimastes mängus, kus ta kõndis, siis see nägi välja nagu puus. Et need, kes on, see Läti pikk siin käis mängimas, Taltechis ka veel sel aastal mängis. See, kes nüüd läks selle pealt oli Kramos seal Eaolo ajal ja nii edasi. See kõndis täpselt samamoodi, et see puus, see näitab, et puus on ära. Meiers, jah. Et temal oli see puusahoid oli täpselt samasugune. Et see pigem nagu näeb nagu niimoodi välja ja see sel juhul ongi nagu tõsine mobiilsuse piiraja ja vigastuste allikas, ehk siis teda ei saa enam täismahus kasutada ka lihtsalt tavahooajal. Et kas Nuggets peab midagi muutma, nad peavad päris palju muutma, sest et kui sa lased nagu kuradi Minnesota teisel Esselonil endale siuke ketukas kütta, siis see ei ole nagu vastuvõetav, eriti kui sul on rosteris Nikola Jokic, kellele sa hakkad maksma väga hullumeelset palka alates ülejärgmisest vist. Nüüd tuleb pikendus ja see hakkab kehtima. Aga 2 küsimust. Kas sina soovitaksid Denverile jätkata treeneriga? Ja teine küsimus on see, et kuna nad peavad igal juhul ühe lüli loovutama sellel suvel, sest muidu on see palgalipik liiga kõrge, Denver teatavasti ei taha maksta väga kõrget maksu ja Peyton Watson tahab ka raha juurde saada, kes oli ka katki selles play-offis, siis ongi üks küsimus, ei, kas jätkaks treeneriga, teine on see, et kes on see üks lüli, kes teenib raha palju, kelle see ohverdaks? Selle treeneriga ma ei saa ütle sulle jah või ei, sellepärast, et kuskilt on kuulda, et nad ei kuula teda tegelikult. No, siis on ju tegelikult vastus on jah. Jah, sest et mis kuradi treener sa oled, kui sa kaitset üldse ei mängi nagu 0, lased drivida teha, mitte midagi nagu ei muuda selles, et samas on jälle see, et kui me vaatame NBA tiimide ülesehitusi, siis taga on veel 11 meest, keegi neist ometigi peaks ju midagi ütlema, et ma pigem ei oska teda praegu hinnata nagu kõrgelt. Okei, kes on see üks mängija, kes saab kirvest, sest muidu see raha ei tule kokku? Seal mitu, ma arvan. No võid ütelda ka mitu, aga ma praegu annan lihtsa ülesanded, ütle üks, ära ütle mitu. Algviisikline mõtled siis? No jah, selles mõttes, et keegi muu seal nii suurt raha teeniga pingilt praegu. Cam Johnson saab palju? 20+ miljonit. Ma arvan, et see Cam Johnson ja Bruce Brown võivad olla chopping blockis. Ma arvan ka Cam Johnson. Aga teine asi on see, et mis nende koisaviinadega saab? See on, seda ma näha, aga ma arvan, et Johnson kõige tõenäolisem mees, kes saab kirvest, sellepärast, et Peyton Watson mängib tema positsiooni nagunii ja Brown on väga keeruline müüa ja Gordonit on sama keeruline müüa. Ja Gordonit on praktiliselt võimatu. Ja pealegi Gordon on kasulikum Denveris kui kuskil mujal. Ja Brown on ikkagi veel suhteliselt ja Murray on uus Pandora laegas, mille puhul me ei tea, mis sealt ees ootab. See hooaeg oli hea, aga me ei tea, mis järgmine. Mis maksumüüriga on, kas seal ka räägitakse, et minnakse kossa või? No pigem on see, et esimest korda Denver Nuggetsi frantsiisi ajaloos
enam ei ole Murray untouchable, sellepärast et nagu nad pettusid selles mehes ikkagi väga kõvasti. Muidugi ta mängis hea hooaja tuuaksegi välja see mööndus, et aga võib-olla Adelman on ikkagi kõigest süüdi, sest Adelman mängitas Murrayt liiga palju põhihooaja, selle mehel olid aurud väljas play-offiks, aga nagu sul ei saa olla avaraundis aurud otsast. Sul ei saa olla avaraundis. Mis siis kuigi ma möönan, McDaniels tõesti mängis tema peal suurepärast kaitset, aga siiski No McDaniels ongi ta ongi tegelikult kaitsemängija teadupärast see, et ta 30 punni paneb, nüüd me teame, et ta on selleks võimeline, aga see ei ole iga. Ei muidugi. Igatahes päris segane värk ja Denver, ma arvan, siin suvel on üks kõige huvitavamaid tiime, keda jälgida. Denver, Orlando, Boston. Ja Boston. Nendel on kõigil nagu selles mõttes natukene vesiahjus, et ma arvan Toronto ka millegi pärast. Clevelandil on mingi tunne. Clevelandil on ka ikkagi vesi juba ahjus. Olgem ausad, need on meeskonnad, kes tahavad tiitlit saada. Neil on praegu vaja seda tiitlit, et kui me räägime Boston, räägime Orlando ja Denver, et neil on see ajavahe, see, kus Bostonis on CJ-d, kes on nagu nüüd või mitte kunagi ja Nuggetsis on Jokicil tegelikult, see saab otsa. Vot. Nagu ka meie saade. Et tegelikult nüüd selle play-off avaraundiga selgus, et kõik need meeleheitel tiimid, kelle hooaeg oli pettumus enamasti, kes nüüd hakkavad neid kaarte segama suvisel vahetuste turul ja vabaagentide turul, nii et pange need 8 tiimi endale nagu kõrva taha, kõik need tiimid tahavad minna kaugemale kui see avaraund, mitte keegi pole rahul tegelikult avaraundi kaotusega, isegi mitte Atlanta Hawks pole rahul ega Phoenix Suns, nad kõik tahaksid minna edasi tegelikult, nii et saame näha, mis neist tiimidest saab. Me saime teada tiimid, kelle off-season on huvitavam kui season. Just. Aga praeguseks aitäh, et kuulasite. Tšau.